sellele ei pea ju keegi tähelepanu osutama, nii. See on mõistatus. Ma arvan, et seal on õlle või viin. Ja, võib arvata seda või teist. Pomm. Pomm. Miks pommi on? Pommi olnud istuvad seal kambris juba trellide taga. Ei ole nii hull ega loll, et ma läheks kaine ehk joobluna kellelegi näkku lööma, sülitama või prügikaste kummutama siin linna peal. Ma ei ole niisugune hull, ma olen ikka gentleman. Sa oled selge mõistusega inimene. Täpselt. Ma võtan ikka asja mõistusega, gentlemanlikul tasemel. Kui inimene tahab minuga rääkida, rääkigu minuga silmast silma. Nii, esitagu küsimused konkreetselt, ma vastan konkreetselt. Aga kus ratas jäi? Sest mul on ikkagi pool sajandit plussis selja taga. Ratas on mul esikus kodus. Ise ma marsin siin, jõuan koju. Kõik. Aga naist praegu ei ole ju? Ei ole. Kehvasti. Kehva, täpselt nii. Aga kus tal vassin? Lihtne tõdemus, kehva. Sul oli kunagi vassin ennast üks naine. Las ta on seal. Aga ikka on veel alles, jah? Ta ütleb, et ta on valinud üksinduse. Noored mehed, kas teie olete valitud üksinduse? Ei ole. Ma olen valinud üksinduse. Ma olen üksik inimene, täiesti üksik inimene. Ei, oled küll, mina olen ka reaalselt. Realiiti, olen üksind. Aga ma ei ole üksindust valinud. Sa otsid endale kaaslast või? Täpselt. Ma ei otsi, ma jään eluks ajaks vanapoisiks. Kas veendumuslikult? Ma ei tea, pihk on kõige parem. Tal kunagi pea ei valuta. Oota, mida see tähendab? Et pihul käsi mitte kunagi pea ei valuta tal käel, Talle meeldib käetööd rohkem teha. Käsitöö meeldib. See on astroloogia või? Mulle meeldib käsitöö. Ei meistrite töö on alati kiidetud ja au sees. Ja on küll, jah. Aga mis alale? Tiisler? Ei, see... Tiisler. Kaua võib? Ma ütlen, kaua võib. Vahet ei ole, pauk on pauk. Kuule, on küll vahet. On või? Paugu ja paugu vahel on ju vahe. Kuule, kui siin uuel aastal lastakse rakette üles 1 või 10, on ju vahe? No aga ma panen 10 korda järjest siis. No, sa oled supertegija nagu minagi antud alal. Aga kaua võib, ma küsin ikkagi. Lõpusärjad ära juba. Käsi väsib ära, võtad teise käe. Ma ütlen nüüd juba ka, kuule lõpeta ära juba. Ma vahest saiapätsi ostan poest. Ma ütlen sellele käele, kuramus, lõpeta ära juba see jamamine. Anna mulle elust naist. Täpselt nii, realiiti. Ma ostan sooja saia tavaliselt poest, kui käest villan saab. Ja lööd saiasse või? Jah. Kuule, hea mõte on too. Ikka kuramus, vingi vend. Too on hea mõte tegelikult. Kuule, aga homme on mul sünnipäev. Võib ka tulla või? Võib tulla küll, aga mul programm ei käivitu, sest helitehnika on rivist väljas. Jah, kus see programm on? Programm on videod siis, võrratu rock'n'roll. No, on mingid plaate ka häid või? Rock'n'roll. No, too mulle meeldib, rock'n'roll. Aga me tuleme homme siis su sünnipäeval, võtame pudeli kaasa ja... Ma ei saa. Tead, kuidas nimetatakse niisuguseid sületelekaid? Sületelekas? Hästi. See on otsekohene väga armas vastus. Aga tead, kuidas nad veel nimetavad? Sest ma alles kuulsin eilselt Elmari raadiost on. Nad nimetavad pitsakarpideks neid sületelekaid. Aga mul on hiiglane, võib-olla 100 kilo Panasonic. Ja too on rivist väljas. On või? Nii. Umbu kahju reis. Kas ma homme mõne saiapätsi kaasa võtan sooja või? Milleks neid? No, naised peab ka kaasas olema. Naised peab kaasas olema. Milleks saiapätsi veel vaja? No, soe saiapätsi on nagu... Ja naiste kõrvalt teete saiapätsiga nõnda ulakust, patulist. Mis meil muud üle jääb? Naisi ei ole ju. Naisi ei ole. No, aga ütlete, naised võtate kaasa. No, aga võtame saiapätsid soojad. See on meie jaoks naine. See on naine. Eeskus superijat, ma ei ole veel elus kuulnud ühe selle Võrolinna tänava peal, ummamuudu hullu värki. Kas leppima, see on Võru elu. See on mis ummamuudu kuradi hull liin küll. jah, kurat, peab ära minema siit. Aga saab homme su sünnipäeval tulles või? No kus ma võtame võõraid inimesi vastu? No too pudeli ja joome väheki. Pudel on mul siin põuen. Ma kütta võib-olla ta naha vahel ära juba õhtaku. Kurat, no võtame homme uue, aga mis tõesti ei ole midagi. Ise teie võtta. No meie võtame. Me võtamegi uue, jah.
tulete mu juurde lollusi tegema, ma ei lepi sellega. Ei tule, istume vähe ja vaatame Panasonicut. Panasonic on rivist väljas, andke andeks. Anna vaatame seda Pihu telekat. Pihu, sületelekas. Sületelek, pitsakärpi vaatame. Sellega ei lepi teie viskab üle hakata ja oma pihku löömisega tegelema. No mis too ka vahest tuleb toda ka teha. Võib-olla olete homootiliselt liialt. Olemegi homod. Meile meeldib seks. Mees teab, mis mees tahab. Ega auk on auk. Pauk on pauk. Aga ma ei ütle, et ei ole vahet, augul ja augul on ju vahe. Ei ole. Väga ei ole. Rõngas on rõngast. Ei, las ta olla rõngas. Sulgurlihas rõngas. Ma tean, on jah, sedapidi ja teistpidi. Oled kunagi persse pannud kellelegi või? Mõne naisele? Ma ei ole nii hull. Sa ei ole tänapäeva et ma võtaks sinisuguse persse versuse ette. Tänapäeva noored teevad kõik seda. Ja? Ma tean, et ütle, missugune naine on normaalis, kes laseb endal ennast nõnda ebaväärselt kohelda. Võtab vastu sinna. Ta teab, mis on hea. Kuidas see võib hea olla? No ikka on hea. Kas tal seda ei ole siin? On ikka. Eespool? On. Aga ta on välja ära veninud. Aga seal on sulgurlihased, seal on tupekuulid, seal on kõik su abivahendid. Kas ta ei saa nendega hakkama? Ei saa. Kas ta on nii lolliks läinud? Ta tunneb mõnu ainult sulgurlihase kaudu. Osadel naistel venib nii välja ära see. Jah. Nii suureks venib ära. Nagu ämbrisse paned. Aga kui ta tahab meest, siis ta võtab meest ka loomulikul viisil. No võtab ikka, jah. Aga meest tahab vaevalt ebaloomuliku viisi ka. See on mehe probleem, see on naise probleem. Aga naine on loll ja hull, kui ta niisuguse ebanormaalse mehe vastu võtab. Kes tahab sulgurisse panna? Jah, kes tahab persse lüüa. Naisele persse lüüa. Jumal hoidku, see on küll... See on täitsa nõmel loll patt. Kui naisel on hea? Kui tal on hea. Mul ei ole hea, ma ei võta ette niisugust lolli naist üldse tead. Kellel oma loomulik reist ei toimi. Ma ei võta lolli ette, ma saadan ta hoobilt minema kohe. Tänapäeva noorus on teistmoodi kasvanud. Tasa, sul raadio mängib kuskil või? Muidugi ta mängib. Sul taskus raadio või näita? Ta pajatab oma. Mis raadio sul on? Pere raadio. Näita, raadio. Jumala sõna räägib. Ei, mis maks sul on? See on Pere raadio, Jumala sõna kuulutab. No aga kus see tuleb? Tartu Pere raadio. Ma saan aru, jah, kus see tuleb? Sa tuleb. Tartu üle... No ma saan aru, aga mis tehnika sul seal taskus on? Raadio, pisike, tilluke. Mille jaoks sul see on? Jaoks, et kuulda Jumala sõna. Olla arukas selles kohas, teada, kuidas. Aga praegu teed sa pattu? Mees naisega käib, kuidas naine mehega käib. Aga sa teed praegu pattu varsti hakkad tegema? Ma ei tee mingit pattu. Sul on patt siin põues? Vaid ma pööran teid praegu patust ära, tead. Ei luba meil enam anaalseksi. Ärge mõelge anaaliga saia peale. Mehed sööge täistera leiba ja kohelge naist. Täistera leiva vahel on ka hea panna. Aga pihku ei või enam panna või? Seda ikka võib. See on privaat, personaalne asi. Ja, hädakorral nagunii. Me oleme kõik pihku löönud. Ei, ma peeksan tavaliselt käe surnuks ära, siis ma ei tunne enda kätte, siis on nagu võõras käsi paneks pihku mul. Ma kirjutan tavast tüdruku nimesi käe peale. See on seksuaalhullus. Ma usun, jaa, see ise on võimeline käe nii palju üle töötama. Sul on ka seksuaalhullus. Aga töömehe käsi ei peaks hästi vastu pidama. Ma kirjutan tavaliselt naise nime kirjutan pihku. Ja siis hakkad virutama. Ja nii kaua virutan, kui ta maha kulunud on. Selge. Sa ei ole nii teinud või? Ma olen pool interneti läbi tõmmanud juba. Au! Ja sealt ei näkka ühtegi ainsat ja õiget. No nime järgi ei näkka, jah? Pildi peal ainult. Pildi peal ainult, pilti vaatad. Ühtegi ainsat ega õiget. Ei ole ühtegi. Mille peale sa tavaliselt lööd? Kõik tahavad anaali, ma ise ei taha anaalina. Tänapäeva noorus on persses kõik. Noh, aga saada nad persse oma anaaliga tead. No aga ongi ühtegi tüdrukut ei ole, kes kõik tahavad anaali saada. Ma ei usu seda. Kõik tahavad anaali saada. Sa lööd mind tummaks, ma kukun sinust kokku tead. Ei ole, tänapäeva noorus on persses. Siis ma ei taha enam ühte ka neist siin tänapäeval näha ja õnneks praegu küll ei liigu kedagi.
ma ei usu seda, ta on nii loll hullud. Ma pean võtma 80-aastase vanamuti. Küünega tõmban kooriku eest ära ja... Sul lapsi ei ole või? Ei ole. Ühtegi last või? Ma ei ütle, ma ei laida. Tead, mis selle kohta ütleks? No. Parem vana varjus kui noore ilus. Ja, selles ei eva. Palju parem, kui sul on eakam daam. Sa tahakski eakamat daami? Või tahad noort? Kumma sa tahaks? Kas sa tahaks noort verd või? Keskealist, see tähendab 30 aastat. 50 pluss. Vana siis oled? 50 pluss. Pool sajandit plussis on minul. Aga mingid 18 aastat ei taha või? Ei. Tolle on hea tihti vitt veel. Hakka lapse vankrit lükkama. Kas mehed mõtled selle peale, mis see maksma läheb? Hakka lapse vankrit lükkama. Sa ei taha last endale või? Ei taha. Sul juures kodu olemas. Mul on elu põrgu läbi käidud lapsepõlvest saadik. On või? Ja ma olen mõelnud, varases lapse eas ma ei abiellu kunagi. Aga ma astusin ämbrisse, hilises eas veel abiellusin. Tegin need lollis. No aga siis said nussi vähemalt kogu aeg? Sain. 3 korda päevas. Ai, kurat. Daamile andsin 3 korda päevas. Tema oli 10 pluss natuke minust eakam ja ma andsin talle 3 korda päevas. Hommikul, lõuna ajal ja õhtul. Sa ikka olid kõva seksimees. No kahtlemata. Ma olen praegu ka seda. Ja daam oli ka võrratu. Ta on võrratult töökas, aga ta oli tappvalikult armukade mehed. Teid ma hoiatan nende daamide eest, olgu nad noored või eakamad. Kui keegi on armukade, tõmba uttu, jätta sinna paika. Aga kuna viimati üldse nussi said naise käest? Viimati, alla 3 aasta tagasi. Vaat, pikka aeg on minu jaoks. Jaa, on küll. Jaa, mehed, pikka aeg. Äkki tulegi enam nüüd elu jooksul? Kuule, ma olen siiski optimist, et tuleb. Väga halvasti ei ole. Väga halvasti, jaa. See on minusuguse pullmehe jaoks väga halvasti, et ma daamile ei saa anduda. Sa anduks täielikult daamile? Täie lauaga. 3 korda päevas. Mõnda aega, seda ei saa kiidelda muidugi, mõnda aega. Ütleme, mõni nädal võib olla või. Oleneb töökoormusest. Aga suuseksi, kuidas suhtud? Äärmiselt intiimselt võimas. On suuseksi, jah? Kui naine sulle teeb. Aga ise keelekad? Ohei. Selle peal nii. Aga toda tahad, et naine suu võtaks? Oota, on mõnus. See on võimas elamus, see on ülivõimas elamus. Naine võib mehele selle kaudu nii ära teha. Noor mees su meie põlve läheb. Vaata, noorkamad kõik on nahalseksi ainult. No ta näita nahalseksi. Tänapäeva noored... Kuule, ma saadan nad. Jah. Vot. Ütle ära neile ka. Kas ma lähen nende ütlema? Nad ei ütle mulle midagi, miks ma pean nendega hakkama tegelema. Küsi, kas nad tahavad nahalseksi või? Miks ma lähen küsima seda räpast? No aga ütle neile, et ärge tehke seda enam, jätke järele, ärge piinake noori poisse. See on nende ise asi. Sest noored poisid, olge targad, ärge niisuguste lollakatega tegemist tehke. Need on raudselt naali peal väljas. Levitasid talle. Nad on tuttavad, jah? Te olete andnud talle. Ei ole andnud. Meil naisi ei ole, me oleme 2 homod. Mulle meeldivad mehed. Mulle meeldib poisid ja mehed. Me oleme 2. Hästi. Rääkige nüüd homootilisest kogemusest. Et te olete homod omavahel. Aga ütlegi, missugust rahuldust mees mehega saab? Aga mees teab, mis mees tahab, no. Anaali. Peeru vahel ikka. Ma saan aru. Anaali. Ta võtab suhu mul vahest ja... No nii. No ma seda mõistan. Mees teab, mis mehele suuga head teha. Ma saan aru. Ja, ma jagan seda vahel, et mees teab, mis mees teeb. Sellest ma põhimõtteliselt saan aru. Aga kuulge, millal te avastasite, et te olete homootilised? Aga ta hakkas mulle meeldima. Kuule, aga enne meil olnud naissuhet. Oli. Mõnemitel oli. Parem õige mees kui siht naine. Mis jumala sõna selle kohta ütleb? Jumala sõna ütleb lihtsalt. Jäledus mees mehe vahel. On. Jäledus. Aga see viib sellele, naisi ei ole, oleks naisi, saaks kõik asi korda. On, aga pole mehi, kes need ära avastab.
leiab ülesse. No aga sa ei ole 3 aasta jooksul Jaa, mina olen jälle samuti üks jobu tolekas siin linna peal laaberdamas, loperdamas. Äkki on vaja meest leida endal ka, ega mehi leiab no. Ei ole, ma ei anna patule järele, niisugusele patule. Mehega ma lähen nüüd voodisse tead. Kuule. Aga sa raamatukollevit tunned? Ma ei istun pudeli taha, ma joonen täis, panen muusika möirgama, aga ma lähen nüüd mehega voodisse. Kurat, jäägu kõik see kaugel. Jäägu, jah. Noh. Aga kus sa elad üldse? Küll ma elan. Siin samast lähedal? Mina ei kutsu ühtegi persse lükkimist enne suure. Ma ei vaja neid. Pärast panevad sulle ka veel, on ju? Täpselt, siis hakka nõuavad, et mina ja nemad, no kaua võib. Siis lollusega hakata pihta üldse. Ei või üldse pihta. Ei või, see tuleb maha jätta. Teil tuleb ka maha jätta, just nii. Aga meile meeldib perse seks. Ta on rohkem sellest, mulle väga ei meeldi. Kuidas te selle roppusega hakkama saate? Ei saa. See kahjustab... Pärast on hea kakahais üleval. Nii, ja see kahjustab füsioloogilist funktsiooni antud realiiti osas. Väga ei kahjusta. Situmise osas läheb valulikuks. Ei lähe. Lubiseb, ei saa arugi, kui situd. Lubiseb. Olen, mida sööd. Kui kõht on kinni. Kas ta ei lubiseb? Auk on nii suur, et ei tunnegi, et sita läheb. Siit kukub plaks välja, nii kui häda tuleb. Nagu tükid kukuvad. Ma mõistan. Kuuled oli potis, kus ploks, tuleb. Vette kukuvad. Ma mõistan. Väga viga ei olegi, et harjud ära vika peale. Kuule, ütlen ühte teile tõtt, noored mehed. Igasuguse patuga harjub ära, joomisega harjub ära, õlut võtad. Tunned, ta on vastik solk, tööstuslik solk, nagu ta ongi seda. Aga vaata, joo pudel ära. Aga pea, jah. Lööb pähe, võtan järgmise, vaata kui hea. Aga nii on persse löömisega ka. Esimene on valus, pärast hakkab juba käima. No nii pead isegi järgi proovime. Aga kus sa tead, et valus on? Miks ma ei tea, ma jagan seda. Ma olen kõhu kinnisust põdend, tundnud. Siitud junni kange välja, saab valus, veri jookseb takka vahel. Oi, vittu küll. Aga mis su nimi üldse on? See pole huul. Bimbo. Bimbo. Kimbo. Aga raamatukollevit tunned või? No, miks ma ei näe joomamist ikka näe. Joomamist jääb silma. Jääb küll, jah. Aga sul sõpru ka on vahest ikka? Kellegi läbi, et väljas vahepeal nagu? Tuttavad. Sõbralikud tuttavad. Siis on jah. Just nüüd saad koju ära. Sõbra mõistke.